Ja selles loogikas siis ma annaksin kõigepealt sõna härra ministrile, et kirjeldada siis teie diagnoosi olukorra kohta valitsuse poolt vaadates ja milliseid meetmeid siis selle kriisi lahendamiseks ja sektori toetamiseks on valitsus otsustanud ja plaaninud. Aitäh selle võimaluse eest seda äärmiselt küll kurvameelset, aga olulist olukorda kirjeldada ja ka natukene seda laiemalt arutada, mis me teeme, mis me oleme teinud ja mida me teeme edaspidi. Ehk siis praegu meil on käes, ma ütleks, Eesti ajaloo põllumajandussektori üks kõige suuremaid kriise. See eriti teravaks muutus kriis 3 nädalat tagasi, kui tabandus ka meie pool Eesti sigade järelkasvust, siis poegimissigades. Nüüd meetmeid oleme rakendanud siin mitme kuu jooksul väga erinevaid. Need on olnud kõik koostöös sektoriga, koostöös Keskkonnaameti, jahimeeste ja igast erinevate osapooltega. Ning Triin annab siis mu palvel ka ülevaate selle täpsematest meetmetest, mis me oleme rakendanud ja mis on edaspidi kavas. Aga kui me nüüd tulevikku vaatame, siis minu hinnangul ongi siin on olukord suhteliselt, ma ei taha öelda küll, ta on kompleksne, aga ta on selles mõttes lihtne, et meil on otsus, et me Eestis kasvatame kodusigu, mitte metssigu. See on oluline otsus, millest lähtuda selleks, et seakasvatussektorisse tulevikus investeerida. Et mõlemat me korraga teha ei saa. Ja seetõttu me praegu koos Kliimaministeeriumi Keskkonnaametiga ja siis ka Maaülikooli teadlastega arutame seda, et kuidas saavutada selline metsigade populatsioon, et taudifoon oleks stabiilselt madal ja kuidas seda siis täpsemalt metsast välja juurde, juhul kui see sinna tabandub. Ja selle plaani väljatöötamine nüüd eeldatavasti läheb paar kuud ja mille tulemusel me siis tahaks anda kindlust ka selles, et me seda ellu viime ja saab uuesti sinna sektorisse investeerida. Aga ma palun, Triin, äkki sa saad teha ülevaate seni tehtud meetmetest ja nende maksumustest, ma saan, et see on ka Reinsalu võib-olla sellisest taustast kõigepealt, et täna siis tabandunud on 10 farmi, kuskil 55 000 siga on hukkamisele saadetud, mis moodustab umbes 20% siis Eesti kodusigade arvukusest. Ja mida see laiemalt tähendab, nagu härra minister mainis, siis tabandunud on ka poegimissigala, mis tähendab seda, et see tsükkel on katki ja mille mõju me siis väga selgelt hakkame tundma kuskil poole aasta pärast, aga selle taastumine võib võtta kuni 1,5 aastat aega. Ehk siis sellest nooremisest emiseks poegivaks saada. Mis siis tähendab seda, et täna ettevõtted väga selgelt tegelevad sellega, et kus neid põrsaid alternatiivselt leida, kus neid ka hoida alternatiivselt, kui need tabandunud farmid on tsüklis kinni. Aga kõige suuremaks kitsaskohaks on siis investeerimiskindlus täna, sellepärast, et metsigade arvukus on meil endiselt väga suur. Ja nii Euroopa uuringud kui ka meie enda eelnevad kogemused näitavad väga selgelt, et seni kuni metsigade arvukus on suur, varem või hiljem jõuab ta farmi. Et see on see kitsaskoht, mida me siis täna oleme Kliimaministeeriumiga lahendamas. Nagu härra minister ütles, siis varasemalt oleme me juba saanud mitmeid valitsuse otsuseid, kus me saame toetada ettevõtteid siis bioohutusnõuete taastamisel, konserveeritud sigalate uuesti avamisel, aga need on sellised kriisimeetmed ja need lahendavad lühiajaliselt probleemi. Pikaajaliselt sektori probleeme need ei lahenda. Ja see pikaajaline plaan tegelikult ongi see, millega me täna pärast seda kohtumist hakkame ministeeriumis nende samade härradega tegelema, et kuidas me siis saame sektorile selle kindluse anda, et oleks võimalik siis investeerida, oleks võimalik leida ka kindlustuslahendusi ja et tegelikult Eesti isevarustatuse tase oleks olemas. Kui me räägime täna kuludest, siis ainuüksi nende tabandunud farmide kompenseerimise kulud on täna juba üle 7,5 miljoni euro. Sellele lisanduvad siis kahjustustamise kulud pluss kõik need lisainvesteeringud, mida Vabariigi valitsus on kinnitanud, mis täna jäävad ka seal suurusjärku 6,5 miljonit eurot. Et need on jooksvad kulud, meil ei ole neid kokkuvõtveid veel ja meil ei ole ka kõiki kriisiõppetunde veel. Meil on sellised esmased analüüsi tulemused,
aga me täna ikkagi oleme kriisi haripunktis veel, kus meil ei ole tegelikult ka viimane taudikolle veel kahjustustatud, et eilse õhtuse seisuga peaks see olema kahjustustatud järgmise nädala jooksul, loodetavasti järgmise nädala esimeses pooles, mis tegelikult on suhteliselt kiire, aga kui siia peaks tekkima nüüd uusi tabandumisi, siis me peame rääkima ka väga selgelt matmiseks, milleks me oleme väga palju eeltööd teinud. Et lühidalt kõik, olen nõus vastama küsimustele. Aitäh. Komisjoni käsutuses on valitsuskabineti materjalid, nendest 4-5 arutelust valitsuskabinetis. Ka Põllumajandus-Kaubanduskoda on teinud ka ühe pöördumise, mis puudutas ootusi valitsusele käitumisele ja samuti on ka tõusigade siis arendusühistu nimel saadetud pöördumine siis erinevate turuosaliste poolt ka ootustega. Ja me kuulaksime ära nüüd turuosalised. Kõigepealt palun siis Põllumajandus-Kaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Ants-Hannes Viira, mis on teie käsitlus, mis on teie ootused valitsusele, kuivõrd need on realiseerunud siis signaalina ka sektorile. Härra Viira, palun. Aitäh. Loodan, et nüüd slaidid ka ilmuvad siia. Aitäh selle võimaluse eest rääkida siis sektori olukorrast. Ma ei hakkaks võib-olla üle kordama seda, mida eelpool kõnelejad juba rääkisid. Keskenduks siis võib-olla sellele, et mida see kriis tähendab sektorile, mida see tähendab nagu majanduslikus vaates kogu sellele ahelale, kes on seakasvatusega seotud. Et see SAK-i esimene laine jõudis siis meie farmidesse 10 aastat tagasi. Ja kui enne seda me olime ise varustavad sealihaga, siis me jõudsime kuskil 73% peale ja nagu me siit näeme, et tegelikult see õppetund eelmisest korrast oli see, et see tootmismaht ei taastunud. Ja täna ilmselt nagu eeldada, et see iseenesest kuidagi taastub ilma riigipoolse sekkumiseta, ei ole nagu päris realistlik. Selles mõttes me peame nagu päris tõsiselt sellest riigi sekkumisest sektori taastamisel rääkima. Et täna me siis kukume sellisele tasemele, kus tõesti 20% kogu sigade populatsioonist on kadunud, 45% põhikarjast ehk emistest. Mida see tähendab, on see, et me kukume sealihaga ise varustatusega 39% peale. Ja see on siis kõikidest lihagruppidest kõige kehvem tulemus, kuigi meil on pika ajalooga sektor ja väga head võimalused tegelikult siigu Eestis kasutada sealiha ise toota. Nüüd see on praeguse seisuga järgmise aasta prognoos, mis ilmselt realiseerub üsna täpselt, juhul kui asi veel ei eskaleeru siin. Nüüd, mis see siis majanduslikus mõjus tähendab järgmisel aastal ja kui sektori taastus, see tähendab, et see kordub igal järgneval aastal ka pärast järgmist aastat. Ehk et meil jääb siis tootmata kuskil 240 000 nuumsiga aastas. See tähendab seakasvatajatele umbes 42 miljonit vähem müügitulu. Põhiline kulu või kõige suurem kulu on loomasööt. Sööda tootjatele tähendab see 22 miljonit eurot vähem müügitulu. Põhiosa sellest söödast on Eestis toodetud teravili. See mõjutab ka teraviljasektorit, nagu sellest käesolevast aastast näeme, et alati ei tule teraviljasektorist toidu kvaliteediga vili. See sööda kvaliteediga ja madalama kvaliteediga vili tegelikult on väga hea sisend Eesti loomakasvatusele. Et kui loomakasvatuse maht väheneb, et siis eksportturgudel ei ole väga suurt nõudlust ega ei maksta väga head hinda sellise vilja eest, et see tegelikult mõjutab päris palju teraviljasektorit. Hinnanguliselt sellisele toodangu mahule siis vastab kuskil 200 töötajat farmides ja nende töötajate aastane töökulu on umbes 5 miljonit eurot, millest siis 2 miljonit on maksud riigile. Nüüd sellised väiksemad või kaasnevad asjad, et meil jääb tootmata hulk läga, et mõnes mõttes lõhnahäiringuid võib-olla on vähem, aga teisest küljest me peame taimekasvatussektoris siis ostma täiendavat mineraalväetisi, et neid toitaineid saada, seal on kulu kuskil 1,7 miljonit, lägalaotust teenust pakkuvatel ettevõtetel 3 miljonit vähem müügitulu, veterinaaride teenuse vähenemine umbes 1 miljon, pluss teised kaasnevad teenused, loomade transport, aretusühistu, jõudluskontroll, kus mahud vähenevad. Ilmselt siin sektori esindajad saavad seda täpsustada, et
meil jäävad ka tapamajad töötama osalise koormusega, et milline majanduslik koormus see tegelikult on ja milline mõju lihatööstuste konkurentsivõimele. Ja lisaaspekt, et need hooned, mis täna on siis loomadega täitmata, et neid on vaja kütta eelseisval sügis-talv-kevadperioodil. Ja seal kulud on suuremad kui tavapäraselt, sest et tavapäraselt looma kehasoojus kütab neid hooneid. Nüüd võib-olla siis kokkuvõtte ootused või selline tulevikuvaade, et tõesti nagu öeldud, et see puhangu tagajärgedega tegelemine täna alles käib, et kindlasti suurt tänu kõikidele osapooltele on väga keeruline olukord olnud. Eutaneerimine käib, seakasvatajatele kahjud hüvitatakse, et seda tagab siis tauditõrjeseadus või veterinaarseadus. Ja kus on küsimus üleval, on siis kahjude hüvitamine lihatööstustele, kes pidid oma juba valmis toodetud toodangu siis tagasi kutsuma ja hävitama, et seal on suurusjärk 600 000, et seal vist ei ole täna veel otsust selle kohta. Nüüd tuleviku vaates, et tõesti, et siin on palju strateegilisi küsimusi, et see on juba mainitud, et Eesti peaks olema kodusigu, mitte metssigu kasvatav riik. Küsimus sellest, et mis me siis seame isevarustatuse taseme eesmärgiks. Täna me jõuame 39% peale, et pool Eesti lihatarbimisest on sealiha, et see tarbija nõudlus kindlasti ajas muutub, aga see ei muutu väga kiiresti. Ja kui eelmisel aastal me importisime sealiha kuskil 78 miljoni euro eest, et paneme siia vähemalt 40 miljonit juurde, et me räägime siis järgmisel aastal sealiha impordist kuskil suurusjärgus 120 miljonit eurot, mis läheb siis Eesti majandusest välja, aga ta võiks ka Eesti majanduse sees ringelda ja pakkuda töökohti ja ettevõtlusvõimalusi. Ja on tegelikult ka pikema perspektiivi küsimus, et kui nüüd minna sigade populatsiooni taastama ja ka farme uuendama, et mis on siis kokkuleppe järgmise perioodi heaolu nõuetele. Et saaks juba neid arvesse võtta ja nagu teha nagu pikema vaatega otsuseid. Ja tootmispotentsiaali taastamise poole pealt, et siin on kaks teemat, et üks on siis tootmispotentsiaali taastamise toetus, mis meetmena on olemas, aga seal on see nüanss, et need ettevõtted, kes saavad või on saanud või hakkavad saama kompensatsiooni hukatud loomade eest, ei kvalifitseeru. Et seal oleks ilmselt vaja leida siiski teatud võimalusi, et ka seda taastamist toetada loomade ostmisel. Ja teine küsimus, tööjõukulud, et tõesti see ajaviive sellest hetkest, kui farmis on leitud sigade Aafrika katkuni siis tootmise taastumiseni, et sõltub ütleme farmi spetsialiseerumisest ja suurusest, et see on siis 9 kuud kuni 30 kuud, et see tootmine päriselt taastuks, positiivne rahavoog, et sellel perioodil on vaja teha kulutusi tööjõule ja positiivset rahavoogu ei ole, et see on keeruline olukord, et Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt kaalume ka siis täiendavat pöördumist selles osas, et leida võimalusi tööjõukulude toetamiseks või hüvitamiseks nendes farmides, kes taastavad sigade populatsiooni. Ja siin lõpus on ka kokkuvõte meie senistest ettepanekutest, millest ka osa tegelikult on tööle läinud, et ma arvan, et seda hetkel ei hakkaks ette lugema, et see jääb siia materjalidena maha, et saate hiljem tutvuda, kui on huvi. Aitäh! Aitäh teile, ma annaksin nüüd sõna Tõusigade arendusühistunõukogu esimehele ja osaühingu Kõpsna seafarmi juhatuse liikmele härra Timo Vunderile. Aitäh! Ega tegelikult see tänane olukord, kus me oleme jõudnud sellest, seakasvatajad on rääkinud juba 3 aastat, et tegelikult ei ole kellelegi saladus olnud, et metssigade arvukus on tõusnud. Ei ole ka kellelegi saladus olnud, et sealt Läti piiri ääres sigade Aafrika katk on nii-öelda kogu aeg siia põhja poole vaikselt liikunud. Et kui me räägime siin tootmise taastamisest, siis meil peab olema ikkagi selge see, et kuidas me sellest sigade Aafrika katkust metsast nagu välja pääseme. Ja täna ongi olnud see vastutus nagu ajutatud, et meie oleme käinud ministeeriumiga suhelnud, meil on nagu ühine mure, aga see mure ei ole kuidagi lahenduseni jõudnud. Et tegelikult on kõik statistikat, ka jahimehe endi nii-öelda kogutud statistikat näidanud pidevat metssigade arvukuse tõusu ja siin on nagu meie hinnangul nagu väga lihtne põhjus, et tegelikult selle metssigade nakatumise sakiga ei vastuta mitte keegi. Pole kedagi, kes tunneks, et see on tema mure.
jahimeestel on see mingil hetkel probleem, mingil hetkel on neil jälle vaja metssigade arvukust üles, et oleks nagu jahitegevust. Metssiajaht on tõesti atraktiivne jaht ja huvitav jaht ja ei vaidlegi vastu, aga täna me peaksime nagu selgelt ikkagi defineerima selle, et me metsas tegeleme taudi likvideerimisega. Me ei tegele tavapärase jahi pidamisega, vaid taudi likvideerimisega. Lihtsalt toon selle näite, et kui Riigi Metsamajandamise Keskus tegi jahiseltsidega lepingud, kus teatud kahjustuste juures peavad jahiseltsid hakkama neid hüvitama, siis põtrade arvukus läks nii alla, et läks juba kriitilise piirini. Täna ei ole ühelgi jahiseltsil mitte ühtegi vastutust. Välja arvatud see, et kui nad iseenda määratud küttimismahtu täis ei kütti, siis võib-olla keegi ütleb, et miks te ei küttinud, siis öeldakse, et sigu ei olnud. Et ma arvan, see on see võtmekoht, et kui me nüüd selle reaalse vastutuse ikkagi suudame kellegile jagatult kas või panna, et mitte ainult sõnadega ja moraalselt me ei vastuta, siis on see suhtumine hoopis teine. Ja seakasvatajad tahavadki seda, et neil oleks kindlus tuleviku ees. Et me ei taha täita farme selle mõttega, et me homme võib-olla teeme need jälle tühjaks. Selle ei ole lihtsalt mõtet, et see 7 miljonit, mis Triin ütles, et see on niisugune tänane riigipoolne kompensatsioon. Teine 7 miljonit tuleb ettevõtjatele endale juurde panna. Ja arvata, et nüüd ettevõtjad suhtuvad biohutusnõuetesse ükskõikselt ja ma ei tea, lasevad üle jala ja et 9 kuud aastas nad oskavad ilusti ja korrektselt käituda ja siis 3 kuud aastas nad ei tee mitte midagi. Sest selge on see, et see, kuidas see taud täna sinna farmi saab, selle lõplikke põhjuseid me ei tea ja neid põhjuseid on ilmselgelt rohkem kui see, et mõni töötaja metsas käinud ja toob selle farmi sisse. Et lihtsalt kogu muster on selles, kui farmi ümber on positiivsed metssead, kui on kuumad ilmad, kui on putukate lendlus suur, siis see sinna farmi jõuab. Me võime teha ükskõik mis. Ja siis mina näen ainukese lahendusena seda, et mets tuleb saada saki vabaks ja minu meelest tulebki ainult sellest rääkida, mitte sellest, et proovime kuidagi vähendada metsigade arvukust. Me tegeleme ka metsas tauditõrjega ja ainult nii saab seda käsitleda. Aitäh! Aitäh, ma annaksin nüüd tähelepanekuteks sõna Atria Eesti tegevjuhile härra Meelis Laandele. Aitäh. Timo ütles kõik olulise ära, et mis ma veel mainiks, meie puhul on siis 2 tabandumist olnud, meie ettevõte jaguneb 2, meil on lihatööstus Valga linnas pluss siis Lõuna-Eestis mitmed farmid, circa 40 000 pluss looma oli. Aga selle taudiga oleme nüüd 2 tabandumisega kaotanud 10 000 nuumikut, et üks oli 3 000 ja teine circa 7 000. Ja tegelikult peabki hakkama algpõhjus pihta nagu iga haigusega ja eriti nakkushaigusega ja me oleme täna, kui me olime algus väga ehmatunud, sest me olime saanud ühe vaikse aasta, eelmine aasta, siis täna tuleb öelda, et kui foon on ikkagi farmi ümber, metssigade foon on ikkagi kõrge ja eriti nakatumisjuhud, meil ka esimene juhtum oli Viljandimaa, mis on eriti silma paistnud praegu nakatumiste osas, siis metssigade osas tuleb võtta ette midagi konkreetset, midagi sellist, mida me saame kontrollida, mida me saame kõik usaldada, et see on päris kindel esimene ja põhiline meede. Teine on siis see, et kuidas me nüüd siis jõuame sinna tagasi, kus me olime. Ehk me oleme piltlikult enda jaoks teinud sellise väikese loosungi, et meil võiks olla ikkagi tulevikus ka 300 000 siga Eesti seakari, koduseakari. Et see oli veel juuni lõpu seisuga enam-vähem selline ta oli. Et tagada siis kodumaise liha olemasolu, ütleme siis 3/4 piireski. Et sellises situatsioonis oli meie isevarustatus kuskil 70+%.
nüüd me räägime ligi 40, ilmselgelt on seda vähe ja üldse võib küsida, et miks me seda kõike, et import tuleb, sigu on kuskil ja milles probleem, aga ikkagi kõik, mis meil on kodus, me teame, me oleme juba 5 aastat enam-vähem näinud erinevaid kriise ja me teame, et kui midagi tõsist juhtub, siis on piirid kinni ja loomulikult kõik mõtlevad enda peale. Võime ka mõelda, et on meil siis seda põhikarja ka nii palju vaja, põrsaid saab osta kuskilt, aga loomulikult, kui on mingi jama majas, siis ei ole sul neid põrsaid ka ilmselgelt mitte kuskilt võtta. Ehk ütleme, põhitoitained võiks meil Eestis olla ikkagi endal riigis olemas, me teame, et see on meie territooriumil ja meie oma. Ja täna võib öelda üldse põllumajandussaadustest rääkides, et meil on 2 sektoris asjad hästi, see on piim, see on teravili, kus on ise varustatus üle 100%, mis annab ka võimaluse loomulikult ekspordiks. Aga siin nägin, et üks ministeerium ka soovitas rohkem köögivilja süüa, mis on alati, me ka soovitame, köögivilja on alati hea, aga me ei taha seda numbrit ka näha, et kui kehvas seisus on Eesti köögivilja kasvatus. Nii et võtame need asjad kõik kokku, siis ega meie toidulaud ei ole päris hästi kaetud, ütleme kodumaise põllumajandustoodanguga, nii et edasi sammud ongi metsigade osas peame saama asjad kontrolli alla ja väga tõsiselt, et ei saa enam lihtsalt rääkida, et kütime ja vaatame ja jahindus on vabatahtlik ja seal on need ja kolmandad probleemid, me peame leidma konkreetsed lahendused, kuidas see asi toimima saada. Ja teine on siis see nüüd karja taastamine, mis hakkab muidugi põhikarjas pihta, et see on nüüd üks vist suurimaid aktuaalsemaid teemasid täna ja tulevikku vaadates, mis on veel seafarmide osas räägitud, et valdavalt on nad ikkagi vanad farmid, renoveeritud, taastatud osad aga ka siin on ilmselt koht, kus on vaja sektorit natukene kaasa aidata investeeringutoetuste näol. Nii et selline see seis on ja käis läbi lihatööstuse poole pealt vaadates et ka tööstused, et seesama tööstustele tuleb PTA-lt ju kiri, mis algab sõnaga käsin ja me viskame tooted liha ära ja me ka natukene lasime juristidel endale aru saamiseks, et kuidas need asjad käivad ja mis õigused meil on, siis tegelikult me oleme täpselt samasugune osaline tauditõrjes, nagu on seda farmid. Loomulikult me oleme siin nagu Maagia, meie ja Krossi poole pealt, et meil ongi mõlemad osad, et me ei ütle, et võtke seakasvatajalt see toetus ära või see kompenseerimismeede, et lihatööstused ei ole rahul. Jah, ühest otsast me saame, muidugi mitte ka 100% ja saamata tulust me üldse ei räägi. Aga lihatööstusega on nüüd niimoodi, et meil tööjõud panustab väga palju, et see liha kõik ladudest kokku korjata, toodete osas kõik need kokku kanda, pakendid eemaldada ja siis peame oma raha eest need ka käitlema ehk siis kahjutustama, et meil on oma hummuliüksus, mis on nagu Vireeni üksus, aga minimudel. Aga see on ka kulu, kütus, töötajad ja nii edasi, nii et tegelikult kui see esimene juhtum meil oli, siis see vaatasime järgmine kuu, et tööjõukulu kasvas kohe 70 000, pluss siis me pidime kõik need tooted kiiresti uuesti tootma, et tegevust oli, ütleme niimoodi, 2 nädalaks päris palju, et taastada endine olukord ja maja oli toorainest osaliselt tühi. Me pidime kiiresti uuesti hankima liha ja muidugi eks tänane igapäevatöö ongi see, et kogu aeg kokku klapitada, et millest me saame tooteid valmistada. Loomulikult siin ma rahustaks, et tarbijad toodeteta ja nälga nii-öelda ei jää, et kõik teeme oma parima, et see lihatooraine kokku ajada. Aga jah, selline on olukord ja Tapamaja poole peal on juba 1 tööpäev vähemaks võetud, see on lihtsalt reaalsus, tegelikult peaks veel rohkem,
aga jah, me saame jälle aru, et meil on need töötajad ikkagi väga spetsiifilised ja me ei taha loomulikult neid inimesi kaotada ja praegu on 2 kuuks kehtestatud, aga tegelikult me teame, et ka 2 kuu pärast ei ole veel meie seis hea, nii et siis me lihtsalt maksame ettevõttena ikkagi inimestele palga välja, aga tööd nii palju ei ole. Aitäh! Aitäh teile, ma annaksin järgnevalt sõna siis Maag Grupi juhatuse esimehele Silver Kaurile. Aitäh! Paljud eelkõnelejad on juba väga palju asju välja toonud, võib-olla ma üritan siis mingi oma nurga alt midagi lisaks tuua. Et Maag Food on suurim Eesti põllumajandus- ja ka toidutööstusettevõte, et võib-olla meie vaatevinklist see pilt on ühtepidi koledam ja teistpidi võib-olla ka veel kaugemale tulevikku vaatav. Et võib-olla üks asi, mille tahaks nagu selgeks teha, on see, et väga palju räägitakse nagu isevarustatusest ja toidujulgeolekust ja mul on jäänud tunne, et 99% jaoks on see üks ja sama. Tegelikult see nii ei ole. Ehk siis, kui me räägime nagu piltlikult täna, et kui Eestil piirid kinni pandaks, siis näiteks kanaliha puhul on see 0, siin siga juba jooksis läbi 30+%, ehk siis tõukari on see, millest hakkab pihta tegelikult toidujulgeolek, isevarustatusena mõistetakse seda, mis Eestis toodetakse. Ütleme, noor looma, noor linnu, noor veisi võib ka sisse tuua Eestisse. Aga kui on kriisiolukord, siis seda teha ei saa. Ehk siis kindlasti teate, meie ettevõtte põhikari, siis kui me räägime sigadest, sai pihta, see on peaaegu pool Eesti sigade tõukarjast, ehk siis Execo. Ja kui hästi pragmaatiliselt rääkida, siis meie oleme täna selles seisus, et me võime oma jätkamise jagada nagu 2. Et üks pool on see, et kindlasti sõltub siin sellest, et kas me näeme, et riik soovib, et me sellega jätkaksime, saame nii vaimset kui materiaalset tuge ja teine pool tegelikult on see, mis puutub tulevikku, ehk siis seesama palju räägitud metsigade populatsiooni kontrolli all hoidmine. Minister tõi siin väga hästi välja, et sellega täna tegeletakse, loodetavasti 2-3 kuu pärast kuhugi jõutakse. Ütleme nii, et see kriis on olnud 10 aastat. Vahelduv eduga on täpselt samamoodi neid asju lauale toodud, reaalseid otsuseid tehtud ei ole. Ma toon siia võib-olla ühe näite, et Soome, mis on meist 8 korda suurem riik territooriumilt, nende metsigade populatsioon on üle 10 korra väiksem. Et nemad tegid 80-ndatel otsuse ära, et mis on nagu siis lõppkokkuvõttes rahva toidujulgeolek, et kas kui riik on kriisis, kas siis inimestele antakse püss kätte ja öeldakse, et minge metsa seda siga laskma või siis on varmides piisavalt toitu, et saaks oma rahva ära toita. Ja paljud tegelikult Euroopa Liidu riigid on võtnud ka siin seisukoha, et nad on sakivabad ja väga karme meetmeid ette võtnud kuni piiriaedadeni, nulltolerantsini üle piiri tulevad naabrite juures sigade suhtes ja nii edasi. Et see on see pool minu arust, mida meie nüüd ootame, et me saaksime aru, et ennem me ei hakka tuleviku osas otsuseid tegema, kui me oleme kindel, et riik on otsuseid teinud. Sõnade tasandil me otsuseid ei tee. See on üks asi. Teine asi on see, et meie suure tootjana oleme ka päris korralik eksportija. Täna me oleme seisus, et me oleme väga suuri ressursse pannud eksporti, väljaspoolt Eestit. Me oleme täna punane rätik. Eile ma kuulsin, et soomlased jagavad sadamas flaiereid oma turistidele, et kui te Eestisse tulete, ärge ostke Eesti lihatooteid kaasa, ärge tarbige. Te ise võite ette kujutada, kuidas meil täna eksportida on või mis tulevik meid ootab ees väljapool Eestit. Et see on tegelikult kõik, mida me tahame Eesti riigi suhtes lõppkiirust tõsta, see on eksport. See ei ole ainult siseprobleem täna, loomulikult poliitiliselt võib-olla ja ka ajakirjanduse jaoks on see valdavalt siseprobleem. Aga meie jaoks on pikas plaanis tegelikult see hoopis sügavam. Ja võib-olla lühidalt kokkuvõttes oleks see nagu kõik, et ma annaksin nagu edasi, et muidu aeg jookseb. Aitäh! Arusaadav. Ma annaksin nüüd sõna Frank Kutter, osaühingu tegevjuhile härra Ragnar Tammsalule. Aitäh, et siin eelkõnelejad on tegelikult enamalt jaolt kogu selle asja ju avanud ja võib-olla siis meie seisukohast paar asja, et ilmselt oleme meie tööstus on kõige ettevõtetest või tööstustest see, kes on kõige rohkem pihta saanud. Me 2 nädalat tagasi esitasime pankrotiavalduse, sest me põhimõtteliselt siiani ei ole PTA-lt saanud
tegutsemiseks luba, kuigi me oleme kõik oma desinfitseerimised ja asjad ära teinud ja meil siis ka 25 tonni läks toodangut nii-öelda prügikasti ja meil ka kulud on olnud peal, nii et me arvestasime, et me peaksime umbes 500 000 panema, et uuesti avada nagu ettevõtte ja omanikud otsustasid, et see ei ole nagu mõistlik investeering praeguses turuolukorras. Et meie seis on selline ja võib-olla ka lisaks, et see käekiri on tõesti sama, et kui meil oli ka, et oli metsas kilomeetri kaugusel oli 2 metsa surma ja 2 päeva hiljem oli esimesed 4 siga haiged, nii et see on nagu täpselt selline käekiri tõesti, mis nagu on ka teistes kohtades tuvastatud. Et me oleme koondanud siis 44 inimest, et meie palgafond sellele 44 on ligi 100 000 eurot kuus ja nüüd maapiirkond, et need samad 44 inimest, ma olen päris kindel, et kindlasti nad ei leia lähipuudel kõik tööd, et see omakorda siis suurendab ju ka nagu riigile koormust, et jääb saamata maksutulu ja need inimesed on töötukassas ja töötukassa maksab neile siis sellegi omakorda raha välja, et see seis on meie poolt selline, et selles mõttes küll, et meie ootus nagu on see pikas perspektiivis, lisades eelkõnelejatele, et riik oleks paindlikum, kriisiolukordades suudaks kiiremini reageerida. Ja teine ootus on siis loomulikult see, et see toetuse süsteem võiks kanduda ka tööstustele ja selle väljamaksmine võiks olla ka meie näitel nagu võimalikult kiire. Aitäh teile! Aitäh ja siis lõpetuseks kutsututelt Anu Hellenurme, palun siis Tõusigade arendusühistu tegevjuht. Tere kõigile, et kuulates teid, siis ma tõesti olen väga tänulik, et selline võimalus on sektoril kõiki esindada, erinevaid osapoolti kuulata, aga tõepoolest, et siin on nagu hästi oluline see riigi kui strateegilise juhtimise seisukohad, meie kui taktikalise süsteemi olukorrast vaja just teha seda, mis on nagu meil oluline ja toetan kõiki neid mõtteid, mida te olete siin avalikult kenasti öelnud, et mis on nagu meie kõige tähtsam tegevus. Meie kõige tähtsam tegevus on see, et värske sealiha on inimeste toidulaual. Et suur tänu teile kõigile, et olen kõigi eelkõnejatega nõus. Et see on riigile väga suur võimalus, et meil on traditsioon kasvatada, see on traditsioon sealiha tootmisel ja see on ka riigi eelarvele väga oluline võimalus riigieelarvet täita. Aitäh teile. Nii, aitäh. Mul oleks nüüd küsimus kõigepealt Frank Kutteri esindajast viitas, ta peab varem lahkuma. Ma küsiksin Frank Kutteri esindajalt, et 28. augustil ma loen ette Rahvusringhäälingu uudist, et Frank Kutter OÜ teatas, et ta lõpetab siis tootmistegevuse, kuna on talle antud siis, peab hävitama kogu selle sama 25 tonni toodangut ja ta teeb seda põhjusel, et 27. augustil riik teatas, et ta ei hüvita siis selle toodangu hävitamisega seotud kulusid. 15. augustil minu andmetel need ettevõtted saatsid pöördumise siis riigi poole, mis puudutas palvet, et sellega tootjatele toodangu kompenseerimine hüvitada. Ja mul on nüüd küsimus härra Ragnar Tammsalule, kuidas see dünaamika siis oli? Loomulikult omanikud teevad otsuse, lähtudes lihtsalt paratamatust majandusvalikutest. Kui see otsus oleks teistsugune olnud riigi poolt, kui riik oleks öelnud, et ta siiski on võimeline garanteerima või hüvitama selle toodangu kulu sarnaselt sellele, nagu siis tauditõrje seaduses hüvitatakse nii-öelda eluskaalu alusel tapaloomade siis maksumuse kulu kaalu järgi.
kas sellisel juhul tootmist ei oleks suletud? Absoluutselt kindlasti ei oleks suletud, et me oleme viimase aastaga või ütleme rohkem kui aastaga Frank Utteler on vaatamata turusituatsioonile suutnud oma käivet ligi 50% tõsta, nii et me nagu igal juhul ei oleks seda sulgenud. Loomulikult, kui see otsus oleks olnud, et a la 27 august, et me hüvitame ja hüvitatakse siis, ma ei tea, ütleme 3. jaanuaril, et siis ilmselt oleks see otsus ikkagi jäänud selliseks, nagu ta on, aga jaa. Aga ma täpsustan üle ja võib-olla oskab siis proua ka Tõusi ka teie arendusühistu esindaja seda teada anda, et kui 15. augustil läks kiri, siis ma saan aru ministeeriumile selle kohta palvega, et selles kriisis siis nagu nii-öelda selle täiendava meetme kasutamiseks. Et kes riigi poolt siis 27. augustil vastas, et milline oli see vastus? Kas seda oskate, härra Tammsalu, teie vastata? Kas teie saite isiklikult suhtlesite kellegiga, kes riiki kehastas sellisel juhul või oli see siis tuli Tõusikade arendusühistu kaudu see? Mina ei suhelnud. Ja ma võin vastata, et 27. augustil oli meil kohtumine ministeeriumis ja me seal selgitasime tänast olukorda ja see kohtumine, 27. augusti kohtumine oli kokku lepitud meil juba juunikuus enne kõiki neid SAK-i muresid ja probleeme, et oligi mõte tutvuda meie uue asekantsleri Triin Kõrgmaaga. Aga see olukord tõesti peale 30. juunit eskaleerus, aga see pöördumine, tööstuste poole pöördumine oli meil natukene, oli juuli lõpu poole peale, et 15. võimendasime seda, aga ja siis seal ministeeriumi kohtumisel, kui me selgitasime olukorda, siis me küsisime ka, et meedias oli pealkiri, et tööstused saavad ka kompensatsiooni, aga kui vaatasime neid jutupunkte, siis seal tööstustel ei olnud määratletud ja siis me küsisime väga täpselt ministeeriumi kohtumisel, kus olid kaks asekantslerit ja kantsler, et kuidas selle tööstuse poole peal ja siis seal oligi väga konkreetne sõnum, et valitsus ei kiitnud heaks tööstuste meedet, et seal saime selle sõnumi, jah. Nii, aga ma annaksingi siis, kui härra ministril on repliike eelpoolt kõneletu kohta, eks ole, ja mul oleks palve siis ka sellega seoses härra ministril kommenteerida, et nendes valitsuskabineti materjalides on väga palju punkte võtta teadmiseks, põllumajandusministri ülevaade ja on tõepoolest ka paar otsust valitsuse reservfondist raha eraldamise kohta, mis puudutab siis loomade utiliseerimist ja siis seda mets ja siis konservi hüvitamist ja niisugused praktilised küsimused. Kuid tõepoolest seal ei ole sõnagagi mainitud nendes 5 valitsuse kabineti koosoleku protokollis ei tagasilükkamist, ka tagasilükkamist ma ei loe sealt välja, ega heakskiitu sellele tootmise kompenseerimismeetmele, mille puhul siis antud juhul Frank Utteri näitel on see lõppenud siis selle pankrotiga. Härra minister, palun. Aitäh! Ma kõigepealt tahaks öelda selle lauaringi täienduseks veel seda, et kõigepealt ma olen peaasjalikult kõigega nõus, mis on öeldud. See tegelikult iseloomustab seda olukorda väga hästi. Ja mina seda mõtet ja mure jagan ja selle suunas me tööd teeme. Ma lisaks siia veel mõtteid siis eelmise korra kriisi tulemisest. Et kui viimane kord 10 aastat tagasi kriis oli, siis selle tulemusel meil seakasvatus koondus. Peaasjalikult selleks, et bioohutusnõudeid täita ja ennast rohkem kindlustada selle vastu. Meie tänane õppetund osaliselt on ka see, et kindlasti koondatud tootmine on ka efektiivsem ja paremini saab loomi taudi vastu kaitsta. Aga mida me näeme on see, et kõrge biotus tase, mis meil tegelikult Eestis on, võrreldes ka teiste riikidega, meid seekord ei kaitsnud. Ja vastupidi, ta tõstis riski, et iga tabandamine, kui vaatame Läti näidet, siis seal 20 000 farm on, tabandamisi on sama palju kui meil, aga enamus farmid on 300-200 siga. Meil on iga tabandumine peaasjalikult tuhandetes ja mõned siis 10 000. Et siin on nagu tulevikku vaatavalt, see on ka üks asi, mida me peame siis koos sektoriga arutama, et kui me selle esimese olukorra ehk siis metsa olukorra lahendame, et kuidas me siis enda riske ka hajutame sektoris tervikuna, et ma arvan, et seda ka see Execo näide, et kui meil on
põhikarja on ühes kohas, et see tegelikult on liiga suur risk, isegi kui bioohutusnõuded on kõrged, et siis kärbes või parm pääseb sisse ja sellest ei ole kasu. Et see on kindlasti üks asi, mille peale me peame mõtlema. Kui me räägime siis tööstuse poole pealt, siis mina olen selle 2 korda valitsusse viinud, me oleme seal seda arutanud. See praeguseks hetkeks ei ole toetust leidnud. Küll aga meil on arusaam, mida me oleme rääkinud ka maaelukomisjonis, et me peaksime selle kirjutama seadusesse, seda me oleme härra Kruusega rääkinud, et põhimõtteliselt ma olen nõus sellega, et kui riik tagasi kutsub, siis see kompensatsioon on tegelikult õiglane. Seal täpselt need mehhanismid tuleks seadus ära kirjeldada, et meil ei tekiks niisugust olukorda, et me peame ka vaatama siin seda, kuidas seda välja maksta. Ehk siis sigade puhul tuleb see vastavalt seadusele. Tööstuste puhul meil hetkel seda mehhanismi, ka kui sellist ei ole. Et siin on ka küsimus, siis riigiabi küsimus kerkib sellega, et me peame ka Euroopa Komisjoniga seda arutama, et siin seda jätkuvatel kohtumistel me seda ka arutame, et mis määral seda võimalik teha ja kogu selle kompensatsiooni, mis ma pean ära mainima, et kogu selle kompensatsiooni eeldus on ka see, et ettevõtja on ka omalt poolt siis teinud maksimaalselt kõik, et seda taudi tabandumist ära hoida. Tööstuste puhul see kehtib teistmoodi, et seal ei saa seda süüd sinna nagu langetada, aga üldiselt algtootmise puhul on selle eeldus see, et biootustase on vastavalt siis kavale ka täidetud. Et see on äärmiselt oluline. Ehk siis selle viimane me käisime valitsus sellega, kas see oli 2. septembril, ehk siis pärast seda käis see korra veel, tõime selle sinna sisse. Et ma arvan, et see arutelu ka veel jätkub, aga minu hinnangul on selle erakorraliste kompensatsioonide, tuleviku investeeringu toetuste ja kogu selle paketi eeldus on see, et me tegeleme küll paralleelselt selle kokkupanemisega, aga selle käivitamise juhul on oluline siis saada ka koostöös siis Kliimaministeeriumiga rahuldav tulemus, mis nagu siin varem ka mainiti, et annaks seakasvatussektorile selle kindlus, et me saame kõiki investeeringuid teha just selles vaates, et ka riigi poolt kõik raha, mis sinna suunatakse, on äärmiselt tõenäoline, et see taud ka globaalselt näitelt ja ka Eesti näitelt esimene aasta ongi karmim ja siis ta järgmised 3 aastat veel mingil määral avaldab mõju. Et kindlasti jahimehed praegu tauditõrje korras seda metsaga harvendavad. Osaliselt teeb ka taud metsas selle populatsiooni kontrollimiseks tööd, aga meie eesmärk ongi pikaajaliselt seda populatsiooni kontrolli all hoida, mitte käia siinusgraafikuna, siis me oleme samas olukorras, nagu me viimase 10 aasta jooksul siis 2 korda oleme olnud. Ja selle osa nagu paika panemisel paralleelselt töötame välja selle taastekava, kompensatsioonikava ja saame seda rakenda siis, kui oleme kindlad, et nii ettevõtete raha kui ka riigi raha ei lähe lihtsalt järgmisel kevadel uuesti vireeni. Et ma arvan, et see on see loogika, millest me lähtume ja ka strateegiliselt ma arvan, et on oluline seada eesmärk jõuda tagasi vähemalt 80% juurde ise varustatusest, et mis strateegiliselt on realistlik. Aitäh! Diana Ingerainen, aga enne mul on üks küsimus täpsustus härra ministrile. Härra minister, siin on praegu nüüd see kriis on rollunud kiiresti. Selle kriisi ulatus, mis on kogu sektorile laastav, küsimus on tegelikult nii palju, kui ma olen rääkinud ka ettevõtjatega, küsimus on selles, kas sektor, kui nii-öelda minimaalse investeerimiskindlus, jääb üldse eksisteerima. See on tegelikult asetama asja relevantsesse perspektiivi. Ja nüüd on selles olukorras, me nägime seda, kus eitav otsus siis, mis transformeerus siis sektori esindajatele 24 tundi pärast seda, 28. augustil tõi kaasa 44 inimese vallandamise ja maksutulu siis, viide oli ainuüksi tööjõumaksudelt 2,4 miljonit eurot jääb laekumata. Ja te ütlete, et teie tegite selle ettepaneku ja tõepoolest, et on kummaline, et kui ma loen valitsuskabineti materjalid läbi, ka 4. septembri materjalides on sees, et seda oleks vaja teha, see on teie poolt korrektne, et te olete selle probleemi püstitanud ja valitsuskabineti järeldused on võtta teadmiseks. See on niisugune meenutab mulle kummist, eks ole, et võtta teadmiseks. Et kui on raske võtta teadmiseks, kui on kerge võtta teadmiseks, kui on raha vaja võtta teadmiseks, kui raha ei ole vaja võtta teadmiseks. Ja te ütlesite, et teie ettepanekud ei leia toetust. Aga kes siis selle vastu on, härra minister?
Teie olete valdkonna eest vastutav, poliitilist vastutust monokraatselt realiseeriv valitsuse liige. Kes siis käib üle teie, kes ütleb, et selles sektoris ei tohiks sellises akuutses kriisis niisugust meedet rakendada, mida on taodelnud nii Põllumajandus-Kaubanduskoda, mida on taodelnud ka Toiduliit, vähemalt on ühinenud, kui ma lugesin, mida on taodelnud ka seesama kogu sektorit esindav siis Tõusigade arendusühistu ja need ettevõtted, kes on siin laua taga. Kes on selle vastu? Eks see nii väga ei olegi küsimus selles, kes on selle vastu, kui siis selles, et mis on nagu riigi mõttes ka see strateegiline eesmärk, nagu ma enne ka mainisin. Ehk siis kuidas me seda kriisi riigile ressursitõhusalt majandame ja kuidas see nagu jätkusuutlikult seda taastekava nagu rakendada. Ehk siis mina ütleks ka seda, et me oleme seda teemat tõstatanud. Hetkel ongi siis peamine küsimus see, et meil mehhanism otseselt puudub. Selle mehhanismi arutelude osas oleme me jõudnud edasi, et seda mehhanismi seadusesse rakendada ja siis erakorralise toetuse mõttes me otsime ka lahendusi selle osas. Arusaadav, härra minister, aga ma täpsustan üle. Te ütlete, et kas teie tahe oleks, et see tööstuse meede oleks olnud ja läinud välja akuutselt vastavalt siis ettevõtet. Kas teie tegelikult hinnates nagu need objektid tehioluselt selle kriisi lahendamisel ja vahendusteid saab olla erinevaid. Kas teie oleksite seda kohaldanud, kui see oleks teie voli olnud autonoomselt? Minu hinnangul ongi oluline see, et me peaksime selle tööstuste poole lisama seadusesse, et see oleks koostöös selle sigade kompensatsiooni, siis algtootmise kompensatsiooniga oleks käiks ühte kätt, et kui me vaatame tuleviku suunas, siis see seadusemuudatus minu meelest on hädavajalik selleks, et seda taaskord kriisikindlust luua. Härra minister, ma siiski küsin otseselt üle, siin on ka kogu sektori esindajad, me näeme, et sõnadel on tagajärg, juba ettevõte on läinud pankrotti sõnade tulemusena ja te ütlete, et seaduses peaks olema see meede. Samas ei leidnud toetust eelneva sõnade järgi see meetme kohaldamine, selle signaali andmine, et see meede tuleb. Kas see meede siis tuleb või ei tule, härra minister? Milline on teie kui ministri või valitsuse esindaja seisukoht või valitsus ei ole selles osas seisukohta kujundanud, et see jääb rippuma? Nagu ma ka varasemalt ütlesin, siis me oleme selle teema korduvalt tõstatanud. Tõstatame seda edaspidi, kui me leiame selle jaoks selle võimaluse, kuidas seda teha, siis minu hinnangul oleks see mõistlik. Aga selle mehhanismi väljatöötamisega me ka tegeleme, et kuidas seda oleks võimalik kohaldada. Härra minister, vabandust, viimane täpsustus veel. Ma saan aru, et teie peaksite, et see meede oleks mõistlik. Minu hinnangul on siis olukord selline, et kui me oleme kriisiolukorras, mis ei ole ettevõtjate süüd, tegelikult on see ka, ütleme, et kriis kui selline, mis tuleb ka, metsloomade kaudu see siin levib, see on eraldi küsimus, mida me oleme korduvalt puudutanud. Kui selle kriisi tagajärjed puudutavad ettevõtteid, mis ei saanud selle ärahoidmiseks, tööstuste poole pealt eriti, ega tööstustel ei ole bioohutuse tasemes ei ole otseselt puutumust. Et kui see nendel ei olnud seal agentsust, et seda asja ära hoida, et ka kriisi toimimise jooksul neid sellest toestada, oleks minu meelest mõistlik ja ma arvan, et siin ongi oluline vaadata ka pikka perspektiivi seaduse tasemes ära sätestada just selleks, et seda kindlust luua. Nii, proua Ingerinen, palun küsimus ja siis oli vist Rallas. Jaa, aitäh teile. Ja, kurb, olukord on ikka väga kurb ja arstina minu arust on see eriti kurb, et kõik asjad, mis on ära hoitavad, ennetatavad, et seda tuleks teha. Ja seda on tõesti masendav kuulda, et 10 aastat tagasi on tegelikult ju kauemgi, ega nakkushaigused levivad ikka nakkuse teel. Et kuidas ei ole suudetud siis sektoris niimoodi neid asju ajada, et ühtedel on ainult vastutused ja teistel on ainult vabadused. Et ma ei tea, mis põhjustel täna ei ole siin jahimeeste esindajad, aga ma küsiks ministri käest, et kuidas see me võime pikalt rääkida, mis minevikus oli, aga tuleviku mõttes, et kas on võimalus siis neid jahimehi kuidagi ka tekitada neile vastutused siis nende vabaduste kõrval? Aitäh selle küsimuse eest. Võib-olla siin oleks ka asjakohane kaasata ministrid, kelle haldusalas jahindus on, et see on ka
üks osa sellest nii-öelda probleemi keerukusest, et selle nii-öelda tagajärjed on põllumajanduses, aga selle nagu lahendus on tegelikult jahinduses. Et seal ongi meie lootus väga heale koostööle, mis senimaani on nii jahimeeste kui Kliimaministeeriumiga olnud, eriti siis käesolevalt nende metsa populatsiooni kontrolli alla saamises, loodetavasti ka pikaajalisuses. Et tõepoolest jahindus on, meie olukord on parem kui Lätis, seda ma oskan öelda, kus on jahindus on täiesti vabatahtlik, et seal on riigil pole peaaegu üldse sekkumisvõimalust, on aga selle positsiooni võtnud, et nad jahindusega seda ei lahenda, mis omakorda tekitab probleemi meile, kuna Soome näide siin käis läbi, et Soomel on selles mõttes lihtsam, et nende laiuskraadil on metssigadel ei ole nii mugav elada, elavad ka pigem lõuna pool, et meil on metssejal väga head tingimused ja samuti meil on avatud piir Lätiga, kus siis tegelikult terve Euroopa sead ei liigu küll eriti kiiresti, nad on ka tihtipeale paiksed, aga nad liiguvad ikkagi, et seda, kui nad siia tulevad ja selle jahinduse poole pealt on küll ka palju segadust üleüldse metsigade populatsiooni osas. Et siin mõnede raportite hinnangul on metsas alla 10 000 metseja ja see varieerub ka aasta lõikes, on ju, et kui enne poegimisperioodi on kindlasti see arv 4 korda väiksem või 4–5 korda väiksem. Et aga minu hinnangul need metsapopulatsiooni määramine kui selline ongi keeruline protsess, et me üritame sellega ka tegeleda, et seal ka soojuskaameratega droonid seda aitavad kaardistada, palju meil tegelikult metsi kui üldse on, kus nad paiknevad. Aga siin ongi oluline siis sätestada riigi poolt see ootus ja siis veenduda ka selle elluviimine, et otsus on valitsus ka teinud, et me ikkagi peame kodusigu, mis on ka majanduslikult mõistlik ja selle tulemusel siis seda taudifooni metsas all hoidmine on äärmiselt kriitilise vajadusega ja sellest peavad kõik aru saama, kuidas see meetod on, millega sinna jõuame, et seal kindlasti koos jahimeeste ja Kliimaministeeriumiga me selle välja peame töötama ja seal on väga palju küsimusi ongi vastutuse ja nii-öelda kohustuste täitmises, et ega vabatahtlikul tegevusel, kui ta ongi puhtalt vabatahtlik, ega siis sa saad kas peaasjalikult motiveerida, piitsaga on seda nagu keerulisem teha, aga et see peab välja mõtlema. Jahimehest üldiselt on olnud alati laua taga, nad mõistavad ka seda muret, eks paljud on ise ka põllumehed ja on ka selle sektoriga nagu kontaktis, et nad saavad sellest aru, aga seal kindlasti on vaja meil muuta nagu paradigmat, peaasjalikult kui ma toon välja, on see siis emiste küttimises, et see on jahimeeste jaoks on see nagu püha, et emist ei lasta, seal on ka moraalsed põhjused, et kui need on põrsad, aga tegelikult, kui me täidame jahikvoote sellega, et me laseme nuumikuid või põrsaid, et arvuliselt saab numbrid täis, aga kui emisid ei lasta, siis on järgmine hooaeg jälle mets täis, ehk siis seal on vaja teatavat paradigma muutust ja selle kohustuste täitmist. Aitäh! Nii, on ettevõtjal väike repliik, kui tohib siin Rallas, jah? Olge. Ma tahtsin ühe mõõte siia juurde tuua, mille ma ennem unustasin, on riigi võimekus kriise likvideerida. Et tänane tegelikult näide ei ole kõige parem selles mõttes, et meil on kriisi jaoks välja töötatud matmiskohad. Mina ütleks, et EXEC on selline kriisikolle, mille peaks võimalikult kiirelt likvideerima. Meil täna kõrval on seal teine sama palju sigu, mis on karantiinis, mille piltlikult öeldes elu või edasi jätkamine sõltub puhtalt sellest, kas sealt kõrvalt nüüd levib või ei levi. Me oleme selle kõrval katkukoldega juba elanud 3 nädalat. Ma toon näiteks, et hinnanguliselt matmise puhul me oleks nädalaga selle katkukolde likvideerinud. See väide, et nädala pärast on see tehtud, kui see juhtub nii, väga tore, ma võin öelda, et tänaseks on enam 3 nädalat täis, kui seal katk leiti ja eelmise nädala lõpuseisuga oli kuskil likvideeritud alla poole. Et kui me nüüd nädalaga suudame seal üle poole likvideerida, väga tore, aga see on ka see pool, et ettevõtja tegelikult ei saa võtta selle eest vastutust, et kuidas riik nagu likvideerib kriise, aga sellest sõltub väga palju see, et kuidas ettevõtlus ja kogu majandus tulevikus jätkab. Et mingil määral siin eelkõneleja tõi näite nagu kodanike tervishoiust, et ega see on täpselt see sama, et võib paralleeli tuua ka mis iganes lindudele, loomadele, veistele.
Ja võib-olla üks mõõde veel juurde, et mis ennem võib-olla nagu tähelepanut on see, et ettevõtjad tegelikult ei soovi riigi abi, ettevõtjad soovivad normaalset majanduskeskkonda. Kui meil täna ei oleks looma-linnu haigustega probleeme, siis me kindlustaksime. Meil 2023. aasta juhtumini olid kõik linnud ja sead kindlustatud. Pärast seda case'i kõik kindlustusseltsid põhimõtteliselt põgenesid paaniliselt ja täna ei ole isegi väga vahet, kas on sead, kas on linnud, kas on veised. Loomakasvatajad neid kindlustada ei saa, sellepärast et nad näevad, et riik on piltlikult punane. Et ei tegele probleemiga. See tegelikult ei ole normaalne majanduskeskkond. See on sama, kui ma küsiks teie kõigi käest, kas te ostaksite auto endale, kui te teate, et homme varastatakse see ära. Aitäh. Ei ostaks. Nii, aga ära Allas, palun. Aitäh. Et ma soovisin kõigepealt kahte asja kõigepealt küsida ja täpsustada seda, et täiesti nagu absoluutselt arusaamatu on Eesti tavakodanikule, et kuidas saab see olla siis niimoodi, et okei, et üks asi on seadusse kirjutatud, et need nii-ütelda viiruses olevad või kahtlusega sead, siis mis hukatakse, need kompenseeritakse. No mis erinevus saab olla sellel tootel, et see on ju täpselt samasugune force majeure. Et ma lihtsalt küsin, et kui nüüd riik oleks seda teinud, millised siis need tagajärjed oleks olnud või mis karistused oleks tulnud? No lihtsalt nagu arusaamise pärast, mitte kriitika pärast. Et kas tegelikult ikkagi, kui see raha oleks leitud, kas see siis oleks nii ilmvõimatu olnud või oleks siis veel topelt kalliks läinud? Ja see on üks pool ja teine pool on, et kas maailmas ei ole nii ütelda sigade arvukuse reguleerimise puhul mingid muud meedet kasutatud, nii kui ainult küttimine. Aitäh. Ma alustan sealt teiselt poolt. Triin oskab võib-olla selle esimese poole juriidikat täpsustada. Maailmas on kasutatud erinevaid võimalusi. Ütleme, Saksamaa ja Kesk-Euroopa kasutab tarastamist, aga see on ka nagu praeguse taudi fooni puhul metsas on meil põhimõtteliselt vaja pool Eestit ära tarastada, et see ei ole nagu realistlikult tehtav. Küll aga kui me taudifooni alla saame, siis tasuks seda mehhanismi kaaluda. Seal on kindlasti vaja seda ressursi küsimus läbi rääkida, et ütleme 10 kilomeetrise raadiusega ala tarastamine on ikkagi, see on väga suur hulk tarastamist, et seal võib-olla arutame, kas me saame kuidagi Kaitseliidu või kellegagi kokku leppida, kuidas seda aidata. Et tulevikus, mis me oleme ka professor Viltropiga rääkinud, et kui see taudikolle leitakse, siis väiksem. Tegelikult levib see 1 kilomeeter kuus, mis ei ole nagu väga kiire levikuga, et siis väljaspoolt sissepoole ära küttida ja niimoodi saame nagu täpsemalt sihtida seda, aga see eeldab seda, et seda audifoon on madal. On kasutatud põhimõtteliselt sõjaväelisi ressursse on kasutatud, küll aga see on selles mõttes ekstreemne meede, et sõjaväelased ei ole jahimehed ja metsigu ei ole tegelikult nii lihtne küttida, et sa lihtsalt võtad endale automaadi kätte ja lähed lased metsad ära. Et nad ikkagi on targad loomad, oskavad ennast varjata ja jahimehed jälgivad neid ju soojuskaameratega nagu pikaajaliselt, et neid kätte saada. Et need ei ole alati kõige edukamad olnud. Küll, mis meil on nagu maisipõldude ja põldude puhul, me oleme rääkinud, ma ei tea, kaugele see on jõudnud, on siis jahimeestega koostöös, et kui viljakorje toimub, eriti just maisipõldudele, mis on metsigade jaoks nagu atraktiivsed, et põldu siis korjatakse väljaspoolt sisse poole, et lõpuks jäävad metsajad sinna istuma ja siis saab need ära küttida koostöös jahimeestega, et Triin võib-olla oskab kommenteerida seda. Aga peaasjalikult ongi see metsigade populatsiooni vähendamine ja kui see taudifoon on siis ütleme 3 aasta pärast ilmselt ta kukub nagu populatsioon ja foon madalale, et see edaspidi peame nagu ka neid täppismeetodeid välja töötama koostöös teiste riikide ja nende kogemuste pealt, et kuidas neid koldeid siis kiiresti likvideerida. Lühike küsimuse täiendus oli vist Allasele. Minister vastas seda poolt, et ma lihtsalt küsin, et kas nii ütelda paljunemist ei ole võimalik takistada mingil aastakäigul, et nii ütelda, et söödaga anda midagi, mis vähendab. Ja, seda ma ei ole kuulnud, võib-olla kui see mõte on, siis me võime seda arutada, küll aga seal kindlasti on ka niisugused keskkonnaküsimused, et missugust, kui sa paned ma saan aru, et mingisugust mürki metsa on ju, et paljunemise piiramist, et ma ei tea, kuidas seda tehakse metsigade puhul nii-öelda
paljunemisvõimekuse piiramist mul on raske ette kujutada, aga laias laastus paljunemise piiramine taandub selle, et kui palju emiseid metsas on ja emiste populatsiooni kontroll tegelikult ongi paljunemise piiramine. Nii, kuulge, lugupeetavad. Küsimus, mida ma saan aru, praegu ja need Eestis on olnud erinevad kriise ja kriiside puhul on vajalik reaalajas selgus. On vajalik otsuste langetamine reaalajas, mitte liiga akadeemiline mõttekäik. Ja iga kriisi tuleb juhtida nii-öelda selles sündmuste kulgemises ja ma saan aru, praegu ootab sektor ka vastuseid, kas ta hakkab ennast sulgema, kokku tõmbama selles olukorras, mis tehiolud on, või tal on mõtet investeerida ja jätkata, milline on riigi käsitlus. Nüüd, kui me võtame valitsuse kujundatud positsiooni, siis siin on, tähendab, ülesanne Kliimaministeeriumil aasta lõpuks töötada välja tegevusplaan siis nende metssigade arvu populatsiooni kontrolli hoidmiseks. Aasta lõpuks. See on siis 4 kuu pärast. Ma lihtsalt küsin, ma ei tea, siin ei ole meil Kliimaministeeriumite esindajatega, aga mis siin 4 kuud arutada on, et populatsiooni tuleb vähendada, et milles see peitub plaan, et 4 kuu pärast tuleb välja, me vähendame, mis see paber tuleb välja, jah, me otsustasime, et me vähendame populatsiooni, või siis kasutatakse neid, ma ei tea, siis meitamata lennukeid nende sigade puhul, nagu siin, või moodsamaid lahendad, mis võib olla või siin Rallas pakkus välja. Aitäh selle küsimuse eest, et tõesti Kliimaministeerium ei ole siin, küll aga esmaspäeva hommikul me nendega seda teemat läbi arutasime ja Vabariigi Valitsuse ootus on see pikaajaline plaan. Meie ootus on väga selgelt see, et tegelikult nende ettepanekutega me tuleme välja juba oktoobris valitsusse ja miks see tärmin oli aasta lõpuks, on tegelikult see, et järgmise aasta alguses hakatakse kokku panema 26-27 küttimiskava ja selleks hetkeks peaks olema selge see, milliselt me seda kava ette näeme. Arusaadav. Ma oletan, ju see on siis praegu kõlanud siin sellest arutelu paatosest, ju see on siis radikaalne arvude vähendamine võib-olla siis, eks ole, millisel moel see on saavutatav, on siis juba esimene pool jäi vastamata. Jah, vabandust, see vastamata. See puudutas siis küsimust, mis oli, et mis oleksid need, kui palju, ma arvan, et ma täiendan ka seda härra Allase küsimust, kui palju siis teie praegu juhtunuga arvestades, palju siis riigil oleks maksnud see toodangu kompenseerimise meede, arvestades seda, mis on aset leidnud, eks ole? Oletuslikult, mis see suurusjärk summast on? Kuna need summad on endiselt kokku panemisel, siis nagu me ka Vabariigi Valitsuses viimases memorandumis välja tõime, siis see suurusjärk jääb siuke 700 000 kuni 1,2 miljonini, sellepärast, et me täna veel täpselt ei tea. Taustaks lihtsalt on see, et Euroopa Liidu õigusraamistik, mis siis määratab loomatauditõrje määruse ja riigiabireeglid, lubab liikmesriikidel maksta hüvitistööstustele, kui selleks on riigisiseste normidega ette nähtud, nagu härra minister vihjas, ehk siis see seaduse pool, ja on Euroopa Komisjoniga kooskõlastatud. Sellepärast, et see läheb riigiabireeglite alla. Oleme läbi käinud ka selle, et kas seda saaks teha vähese tähtsusega abi korras, aga enamus ettevõtetel, kes siin ringis on või kellel need probleemid on, nende vähese tähtsusega abi normid on tegelikult täis. Ehk siis see ei ole lahendus. Ja sellepärast ongi see, et siin ei ole kiiret lahendust. Et pigem see eeldab seda, et me teeme selle seadusruumi korda ja saame siis pikemaliselt selle kindluse anda sektorile. Küll aga see eeldab ka vahendite eraldamist riigieelarvest, sest see on osa, mida ei kompenseeri Euroopa Komisjoni poolt tulev eelarve. Ma siiski tulen selle juurde tagasi. Me kuuleme, et 700 000 eurot kuni 1,2 miljonit eurot. Ja meil on praegu Frank Kutteri kinnipanemine, maksutulu, ainuüksi tööjõumakse ei laeku 2,4 miljonit eurot. Ja selle piirang, mis küsimus on siis selles, kui me oli 2 elementi, et siseriiklike reegli loomine, nii-öelda siis, on ta siis määruse või on ta siis valitsuse seaduse taseme, see on legalistlik probleemi asetus, eks ole, ja teine, mille puhul, ma ei tea, käibemaksu suudeti küll tõsta 24-tunnise kooskõlastusringiga, et näete, et kui vaja jõudu rakendada. Ja teine küsimus on riigiabi taotlemine.
Meil on ka riigiabi leevendusreeglid praegu Euroopa Liidus seoses ka julgeolekukriisiga, seoses ka Ukraina sõjaga tegelikkuses olnud ja mis küll raugevad, eks ole. Aga et ka see eeldab ju tegelikult dialoogi vormi Euroopa Liidu konkurentsidirektoraadis selle loa taotlemist eri olukorras. Maksimaalne, kui me kõneleme ka sellest, mis saab tulla see loogika, et ettevõte peab tagasi maksma selle, eks ole, tulevikus, kui selgub, et oli ebaõige riigiabi, kui me eeldame, et see aeg võtab venitada. Aga vaadake, te ütlete kahte asja, et see eeldaks riigiabi ja see eeldaks, siis ütleme menetlusreegleid, eks ole. Aga vaadake, küsimus on täna ju tahtes, kas valitsusel see tegelik tahe on, et valitsus annab garantii, et ta töötab selle vahele, ju me selle riigiabiloa saame selles, arvestades neid erakorralisi tehiolusid. Tegelikkuses on signaal antud sektorile, et ei kompenseerita. Selles on ju probleem täna. Kas siis kompenseeritakse või ei kompenseerita? Ma küsin selle jätkuvalt härra ministri käest, et praegu see on nagu vastakad signaalid. Ühelt poolt olid asjad, miks ei saa tehniliselt teha, arusaadav, või mis on takistused selle realiseerimiseks, mida ka härra Allas küsis. Aga teine on, mis siis juhtub? Kas härra minister ütleb, annab garantii Vabariigi Valitsuse nimel, et see meede rakendatakse ja venitustest jõustatakse. Parlament istub, menetleb, taevas teab mida, saaks selle seaduse ära menetleda. See tegelikkus on üks lause sinna seadusse juurde panna. Üks lause. Võime siin paberi võtta, kirjutada selle lause valmis. Ma arvan, et siin ei ole mitte teie professionaalse ametniga suudate selle sõnastada välja, et lihtsalt kompenseeritakse ka see toodang. Ei olegi midagi. Kas siis valitsuse seisukoht on, et tuleb kompenseerida või? Valitsus annab garantii täna siin koosolekul. Ütleme, see määruse pool on natukene keerukam kui see üks lause, aga seda, nagu ma mainisin, me oleme läbi töötamas. Võib-olla korra ma toon siia lihtsalt sellesse Frank Kutteri meetmesse ühe tasandi juurde. Et jah, väga kurb on alati see, kui mõni ettevõte lõpetab. Kahjuks ettevõtte majandustegevusega olid ju probleemid juba pikemalt. Et kui võtta lahti ettevõtte majandustulemused, siis võlg riigi ees on olnud juba pikemat aega. Et jah, see SAK-i otsus oli viimane piisk karikasse, aga siin me peame ka väga selgelt eristama kahte juriidilist üksust. Üks on Frank Kutter farmid, millega tegeleb... Me räägime lihatööstus, toidutööstus. Ja teine on lihatööstus. Ja. Need on kaks erinevat ettevõtet ja neil on kaks erinevat tegevusliini. Kui me räägime tööstusest, kellel on olnud pikaajalised majanduslikud probleemid juba eelnevalt, siis see üks kompenseerimise otsus, ma ei usu, et mõjutab kogu ettevõtte tegevust. Härra Tammsalu, kas teie asutus ettevõtte oleks niikuinii pankrotti läinud? Ei oleks, et väga jäik on vaadata eelnevaid majandusaastaid, et võime ju minna mingi talvesõjani tagasi öelda, et kuna seal olid mingid asjad, siis praegu ei toimi. Nagu ma eelnevalt ütlesin, siis ettevõtte viimane, ütleme, alates eelmise aasta juulist, kui mina hakkasin ettevõtet juhtima, olen suutnud käivet tõsta umbes 50% ja praegu teie vaatate, loomulikult seal on tehtud vanasti valesid juhtimisotsuseid päris palju, on ka natukene ebaõnne ettevõtlus olnud, aga see, et te vaatate 2023 aasta majandusaasta aruannet praegu ja teete sellest järelduse, et ettevõte ei oleks jätkanud, siis minu silmis on see natukene nagu liiga tegemine ettevõttele. Mul on tegelikult üks küsimus ka, et kas ma saan õigesti aru, et aktsiaselts Virenile maksti likvideerimise eest toetust? Küsimus oli, et kas aktsiaselts Virenile maksti likvideerimise eest toetust? Jah, sigade likvideerimise või utiliseerimise eest toetust. See on eraldi teenus, mida aktsiaselts Viren osutab riigile, mille eest selle teenuse osutamise eest kompenseeritakse. See on üks Euroopa Liidu tauditõrje reeglitest, et esimese kategooria ehk siis tabandunud farmide toodang likvideeritakse ja see tagab tegelikult Eesti sealihasektorile ja lihasektorile üldiselt ka Euroopa Liidus ja kolmandates riikides vabakaubanduse. Nii, aga ma tulen härra ministri küsimusele tagasi. Härra minister, see, mis oli konkreetselt, siin on need kirjad olnud sektori poolt, et see tehniline kaskaad protseduure, mis on vajalik selle asja realiseerimiseks, kas siis valitsuse seisukoht on, et tootjatele, tööstustele kompenseeritakse see toodangu asi? Jah. See, et selleks on vaja seadust muuta nõnda, me saame aru, aga küsimus on, mis on siis valitsuse positsioon?
jah või ei. Või kui on ka vastus, eks ole, et see on veel õhus, eks ole, ka see on vastus, eks ole, arusaadavalt. Aitäh, nagu ma enne mainisin, me oleme korduvalt selle teema tõstatanud. Selle esmane tagasiside on see, et me saame seda otsustada juhul, kui meil on pilt ees. Me teame täpselt, kuidas see käib juriidiliselt normatiivselt. Me teame seda, mis on selle tegelik maht, nagu siin on täna juba käinud läbi 3 numbrit, mis iseloomustab seda olukorda. Ehk siis meil ei ole seda tegelik mõõtkava veel paigas. Kui selle paika saame, et siis me saame seda arutada täpsemalt. Et ma arvan, et valitsuste selle taseme otsuste langetamiseks ongi oluline, et meil oleks pilt ees seda otsust langetada. Et poole informatsiooni pealt otsustamine ei ole minu meelest hea peremelik suhtumine. Nii, küsimus on selles, et ma nüüd tulen selle juurde, me rääkisime pikaajaline lahendus, eks ole, sektoris. Valitsuskabineti materjalidest ma ei leia mingit tähtaega, et nende, siin ka te viitasite, eks ole, pikaajalise kava investeeringutoetustena ja selle sektori nii-öelda jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja. Mis on see ajaline perimeeter? Sest valitsuse otsustes on jälle, või seisukohtades on võtta põllumajandusministri informatsioon teadmiseks, siin opereeritakse ühe numbriga, et võimalik investeeringutoetus 65% ehk 80 miljonit eurot. Kas oleks riigi poolt siis toetus või? Kas on tegelikult teie ettepanek või see oli lihtsalt mingi indikaator näide selles memos? Jah, aitäh selle küsimuse eest. Siin on, nagu ma ka enne kirjeldasin, meil on põhimõtteliselt on sellel kriisil ja tulevikuvaatel 3 töösuunda. Üks töösuund on siis kriisi likvideerimine. Sellest on kõik palju kuulnud. Loodetavasti me järgmine nädal sellega lõpetame. Teine töösuund on tagada see, et Eesti on riik, kus peetakse kodusigu ja selle tulemusel siis töötame välja viisi, kuidas metsa ja populatsiooni pikaajaliselt kontrolli all hoida. Ja 3. töösuund on siis koostöös sektoriga, nagu Triin enne mainis, on täna siis kohtumine sellel teemal, et koostöös sektoriga see taastekava välja töötada. Et seal on kõik on seal laua ääres ja kõik on esindatud, kõik saavad teha neid ettepanekuid. Üldiselt senimaani koostöö on kõikide osapooltega olnud hea. Ka kriisi ohjamisel kõik ümarlauad, mis on toimunud, kõik ideed, mis on välja käidud, kõik on peaasjalikult rakendatud. Ehk siis ma usun sellesse, et ka tulevane koostöö selle taastekava osas saab olema konstruktiivne ja saame sektoriga koostöös siukse kava, mis on mõlemale osapoolele eesmärke täitev ja selle rakendamist saame siis otsustada valitsusi, juhul kui see koos on. Ma täpsustan üle, et see 80 miljonit eurot, kas see on sektori poolt tulnud number või see on ministeeriumi pakutud number ja kas siis ministeerium toetab seda numbrit ja milline oli valitsuse seisukoht selle numbri osas? Nagu ma ütlesin, need numbrid on väga indikatiivsed. Need olid selleks, et ka valitsust ette valmistada sellest suurusjärgust, millest me räägime järgnevate aastate jooksul ja see suurusjärgud on need, mida me oleme sektoriga selliselt väga esialgselt läbi põrgatanud, aga nagu ma ütlesin, me täna hakkame rääkima seda, et milline tegelikult see pikk plaan saab olema, millised need erinevad uued nõuded saavad olema, nagu härra minister ka välja tõi ja härra Silver Kaur samuti, et meil on olnud väga palju rõhku efektiivsusele, aga samas me loome olukorra, kus riskid muutuvad tabandumisel väga suureks. Et kui me niimoodi edasi läheme, siis on ka riigil väga suured kohustused tabandunud farmide likvideerimisega seotud kuludega. Kui me koostöös sektoriga jõuame selle arusaamiseni, et tegelikult me võiksime minna edasi väiksemate komplekssete farmidena, kus me saame likvideerida probleemi kiiremini väiksemate kuludega mõlemale osapoolele, siis tegelikult sealt on need taastekava numbrid teistsugused. Et see on protsess, mida me hakkame läbi käima, aga selleks, et indikeerida seda suurusjärku, mida sektor lähiaastatel vajab, oli see oluline välja tuua. Aitäh. Ma lisan siia veel seda, et nagu siit enne ka läbi jooksis, on selle kindlustuse teema. Et jällegi selle kindlustamise eeldus on see, et meil taudifooni metsas ei ole. Sest mina ka kindlustuspakujana vaadates seda olukorda ei pakus ka seakasvatussektorile seda kindlustust, et see on majandusinimesed ka mõistavad seda, et see on nagu täiesti ebaloogiline.
Küll aga selle metsaeade populatsiooni alandamine ei pruugi kohe tuua kindlustusettevõtteid laua äärde, aga siin on ka erinevaid viise, kuidas me suudame seda kindlustust ka pakkuda, et me oleme arutanud ka riiklike garantiide mehhanismi, et kuidas seda tagada ja selle otsuseni jõudmiseks on jälle selle teise töösuuna ehk siis metsikade populatsiooni kontroll on oluline eeldus, aga ma arvan, et kui seda erasektor seda garantiid ei lahenda, siis me peame töötama selles suunas, et töötada välja kava, kuidas riik saaks mingil osal seda garanteerida põllumajandussektoris laiemalt, et see kindlustuse küsimus on terves põllumajandussektoris väga akuutselt üleval ja selle lahenduse leidmine on väga oluline. Täpsustan üle, et kui nii suures suurusjärgus te andsite signaali valitsusele, kas riigieelarve strateegias selle rahaga ka on teada arvestatakse, sest kõik see muu sellisel juhul on küll akadeemiline sooritus, aga riigi rahanduslikus perspektiivis, et see võimalik kulu riigile, ükskõik, kas ta tuleb siis välistoetuste abil või muul meetodil, et see on sellega arvestatud? Seal katteallikate puhul me veel arutame seda, seal on variante on erinevaid ja kuna tegemist on ka erakorralise olukorraga, siis sellele on keeruline määrata riigieelarves ka konkreetselt rida, et erakorraliste juhtude jaoks on sellisel juhul riigireserv. Ja seda indikeerinud me oleme Rahandusministeeriumi ametkonnale, et sellises suurusjärgus meil probleemid on, kas ja kuidas nad on sellega konkreetselt arvestanud, ei oska kommenteerida. Ma mõtlen seda, et kui meil on suurusjärgus praegu me kõneleme tehtud võimaliku kuluga, mis on selle tööstusele 700 000 kuni 1,5 miljonit eurot ja see võtab, ega minu jaoks jäi segaseks, mis see otsus lõpuks tuleb, aga see võtab väga palju aega ja siin ei saa uisapesa käituda. Et nüüd, see on niisugune see. Ja nüüd on meil küsimus selles, et ütleme sektori investeerimistoetus, siis nimetame taastamistoetus, et siin võivad olla see 10 miljonites eurodes, et ka selle otsuse puhul, valitsuse reserv ei ole ju realistlik, kui me vaatame valitsuse reservi mahtu, ütleme sihtotstarbeta valitsuse reservi mahtu, et sealt, ütleme selles suurusjärgus summadega opereerida. On ta siis 30 miljonit või 95 miljonit? Siin me peame väga selgelt ka aru saama, et me ei räägi üheaastasest eelarvest, me räägime pika perioodi eelarvest. Et see on see, mis ka seda mõjutab väga selgelt. Jah, palun. Ma tahtsin siia lihtsalt täpsustuseks öelda seda, et täna on väga palju keskendunud ühtepidi põhjendatult tööstuste toetusmeetmele, aga tegelikult põhiprobleem on ennetuses ja kui me suudame riigis saada olukorra kontrolli alla, siis iga normaalne ettevõtja kindlustab oma äri ära, ehk siis tegelikult sellisel juhul kindlustus kataks ka kõik äririskid ära. Et see on küll võib-olla 2-3 aasta vaates, aga see on peamine, et me tegelikult selle ennetuse ja riigi olukorra saaksime selliseks, et me oleks sakivaba riik põhimõtteliselt. See on kõige tähtsam, et millele peaks riik täna keskenduma ja mis annaks ettevõtjatele kindluse pikemaks tulevikuks. Aga härra minister, ütleme see valitsuse kava, praegu meil valitsuse seisukohad on, et see töötatakse välja. Kas valitsuse kava siis mis on valitsuse eesmärk siis, et kiiremas korras see metsigade populatsiooni või metsigade, viirust kandvate metsigade tõrje tõttu saavutada see sakivaba tsooni staatus või? Just, see taandubki sellele, et tuleb teha, põhimõtteline otsus on ka selle osas langetatud, et kas me peame kodusigu või metsigu, et mõistlik on pidada metsigu, nagu see enne ka mainiti, et kui on küsimus, et kas kriisi korral antakse relv kätte, öeldakse, et minge jahtige endale metsast süüa või me saame seda tööstusest, et sellest otsusest see kõik ka tõukub, sellest tõukub ka see, et me töötame välja Kliimaministeeriumiga kava, kuidas seda saakivabadust saavutada. Ma küsin veel lõpetuseks, milline on siis see tähtaeg, et selle mis võiks olla tähtaeg selle koha pealt, mis oleks see tööstuste meetme osas, siis ütleme sektor saaks signaali, et on või ei ole. Praegu jääb see asi nüüd maa ja taeva vahele. Et ütleme, kas te suudate öelda mingid kuupäevalist indikaatorit, mis on see polaarjoon? Ja teine polaarjoon, mis valitsus on seadnud või teie ministeeriumis olete seadnud, polaarjoon, et siis selle pikaajalise kava heaks kiitmine, et sektor saab selle signaali? Selle
tööstuse osa pealt oskab Triin äkki kommenteerida, aga selle nii-öelda, nagu Triin ka mainis, siis detsembri keskpaiga tähtaeg oli tulenevalt sellest jahiseaduse nii-öelda või jahimäärade piiritlemisest. Aga meie eesmärk on kindlasti sellega liikuda kiiremas tempos ja me selle nimel ka tööd teeme, et oktoobrikuus oleks see kava koos. Jah, et plaan on siis täna minna Vabariigi Valitsusse oktoobrikuus, täpselt kuupäeva me ei ole veel saanud nii-öelda selleks indikatsiooniks, aga et sinna minna siis nii-öelda selle kogu ettepanekuga, ühelt poolt siis nii-öelda metsa pool, teiselt poolt nii-öelda sektori pool ja seal need otsused ära saada. Teate, mina olen ka elu näinud veidikene ja ma pean ütlema, et ma lihtsalt annan nüüd heatahtlikku nõu. Ja heatahtlik nõu on see, et kui see on 25. septembril, esitab valitsus ära järgmise aasta eelarve. Ja kui oktoobris tuleb plaan, ükskõik kui suure kõlaga plaan ta ei ole, siis ma kardan, et see rong võib olla juba jäänud. Et minu küsimus on, et kas, ma ei tahagi tehiolulist detaile, härra minister, aga kas teie järgmise aasta eelarvesse, mis kui me kõneleme praegu selle sektori meetmeid, ükskõik, ütleme niimoodi, kas järgmise aasta eelarvesse te olete rahalisi vahendeid taodelnud? See, kas seda eraldatakse mitte, kas see on valitsuse kollegiaalse otsustamise küsimus? Ja kui, millises summas, mis puudutab siis seda sektorit? Aitäh selle küsimuse eest. Ma olen sellele küsimusele korra juba vastanud, aga vastan uuesti. Et kuna tegemist on kriisiolukorraga, ettenägematute kuludega, ka selle taastekava kulusid me hetkel ei oska hinnata, see ei ole osa riigi tavapärast tegevusest, vaid kindlasti kriisist välja tuleku plaaniga, siis selle jaoks, nagu te ka kindlasti teate, ei panda paika eelarve rida, vaid sellised otsused juhul, kui need tehakse, kaetakse reservist. Lihtsalt mu küsimus on, et arusaadav. Kuulge, kas on ettevõtjate esindajatel oma poolt tähelepanekuid veel lõpetuseks? Jah, olge hea. Nii. Et mul lihtsalt üks kokkuvõttev nagu selline repliik, et meil on kaks soovi. Me soovime konkurentsivõimelist keskkonda ja me soovime seda, et me sakist saaksime vabaks ka metsas. Tegelikult oleme seda 10 aastat soovinud ja ma arvan, et keegi võiks otsustada, et me tegeleme tauditõrjega metsas. Ja see ilmselt annaks ka meile oluliselt suuremad hoovad. Ja keegi võiks lõpuks nagu olla, kes koordineerib kogu seda situatsiooni. Et täna kõik ministrid, kantslerid, ametnikud tegelevad ainult nii-öelda oma mingisuguses osas, mis on neile ülesandeks antud, aga keegi ei koordineeri seda situatsiooni terviklikult. Et see minu meelest käib ühe kriisi juhtimise juurde. Ja teine pool on see, et kui me räägime eestimaisest toidust ja me soovime, et kõik eestlased ostaksid seda ja pigem käib kogu aeg läbi see, et mis siis, et ta kallim on, et ostke ikka. Tegelikult me oleme teel aina sinna kallima toidu poole. Mida väiksemaks meie mahud lähevad, seda kallimaks muutub meie oma toodang. Et selles mõttes, et meie tootjatena tahame, et meie toode oleks võimalikult odav, aga selleks me vajame nii-öelda keskkonda, kus me saame võimalikult soodsalt toota. Aga ma küsin, härra minister, siis, et kes teie vaates, valitsus on kindlasti arutanud seda, kuna olukord on kriisi tunnustega, eks ole, olemuslikult. Kes tsentraalselt või kes kannab vastutust selle kriisi nii-öelda lahendamise eest isikuliselt? Aitäh. Osaliselt selle tagasisidega, et seal kõik oma juppi teevad, ma ei saa tegelikult nõustuda. Et praegusel hetkel ikkagi see koostöö siis peaasjalikult Kliimaministeeriumiga ja valitsustasemel üldiselt on olnud hea. Ja ma ütleks, et selle koordinatsiooni eest vastutab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja senimaani me oleme seda asja teinud koostöös teiste partneritega ja minu hinnangul me oleme liikunud õiges suunas, et nagu väga suuri tagasilööke koostöö osas minu hinnangul hetkel ei ole olnud. Nii, aga ma tänan härra ministrit, ma tänan proua asekantslerit ja kõiki sektori esindajad ja komisjon võtab selle informatsiooni teadmiseks. Mul on ettepanek, et komisjon palub siis, kui ettevõtlusorganisatsioonid kui ka saadavad kirjalikult oma ettepanekud või ettevõtjad saadavad ettepanekud selle jätkusuutlikkuse või sektori taastamise kava osas, et seda anda ka komisjonile teada, see on rahaline mõju ja kui ka siis ministeeriumil on valmis kava, mis puudutab siis
puudutab siis seda valitsuse viimist, et annab ka, informeerib ka meid selles loogikas, kuna see on siis seotud, ma saan aru, et valitsuse reservfondi vahendite kasutamisega. Ja üleskutse on siit minu poolt ainult, et valitsusele, härra ministrile, et langetada otsused venituseta. Ka need otsused on siis halvad, on need otsused head, aga ma arvan, et praegu on nagu vajalik selgus kiiremas korras saada, et siin nii palju, kui sektoriga vesteldes, see on tegelikult oluline, et kriisi lahendamisel. Et kõige halvem on see, kui asjad jäävad segaseks nagu vettima valikud laua peale. Aga veel kord suur tänu kõigile ja ma loodan, et see on inspireeris tänane koosolek härra ministrit.